TV3 saate Naabrist parem võistluspaar perekond Piiril on väga eriline kass. Briti lühikarvaline kaneelikarva oranžide silmadega Toffi. Kui Merilin beebipeol sõbrannadele ütles, et unistab kassist, sai ta palju aretajate kontakte ja leidiski varsti sündiva pesakonna. Kuid Tõnis oli vastu. Ma ikka pidin anuma ja paluma ja Tõnis ütles, ei ikka ei võta ja et laps sünnib, et kuidas me ikka saame niimoodi, et kassipoeg ja laps ja see ei ole võimalik. Ei, saame hakkama, see on nii hea ja tore, et saavad koos kasvada ja kõik ja siis lõpuks oli niimoodi, et päev enne sünnitust, siis mul olid need hormoonid nii laes juba, siis ma ütlesin, palun paar pisarat ja siis päev enne seda broneerisime kassi siis ära. Lõpuks jäin nõusse pärast pikka, aga nüüd oli see kõige parem otsus üldse. Jah. Et ei kujutaks teistmoodi ettegi, et ei oleks nii-öelda kahte titte meil siin. Pesakonnas oli eri värvi poegi. Briti lühikarvalisi võibki olla erinevat värvi. Merilin tahtis just nimelt kaneelikarva, keda ongi Eestis vähe. Merilin ja Tõnis on tegelikult mõlemad koos kassidega kasvanud, seega tundmatusse nad ei hüpanud. Ja Tõniselegi meeldivad kassid. Kui ta ikka koju tuli, siis kogu aeg on tuba nii-öelda kedagi täis ja keegi sind ootab siin. Vaikselt tuleb sulle vastu, teeb mjau ja et tuleb öösel kaissu meile ja kõik nii edasi, et väga nagu selline mõnus, ütleme siis. Ja kuidas see koos kasvamine siis on läinud? Ta muidugi tahtis kogu aeg sinna emma voodisse minna, et ta oli alles 3 kuune sel hetkel, kui ta tuli. Ja siis ma kogu aeg muudkui tõssin teda sealt ära ja ta osa jooksis niimoodi, et ta nägi, kui ma pea ära keerasin, siis ta jooksis sinna emma voodisse, nii et ma lõpuks andsin alla. Ma mõtlesin, okei, las nad siis magavad seal koos kaisus. Nad on ka peaaegu üheealised. Emma saab 8-kuuseks, Toffi on 9-kuune. Praegu on ka ikkagi sellised hetki, kus Toffil tuleb see hullu tuur peale nagu kassidel ikka ja siis emma on kuskil põrandal ja siis Toffi jookseb ühest tost teise ja siis emma teeb silmadega lihtsalt niimoodi, siis ta läheb tost mööda niimoodi. Et see on nagu ka äge vaadata, et siis me ikka õpetame, et tasakesi ja siis ta kogu aeg nagu tahab ta juurde minna ja niimoodi, et Toffi on väga nagu leplik, et nii kaua kui emma häält ei tee, siis on kõik okei, ta laseb endaga kõike teha, aga siis emma läheb nii äksi täis, siis ta vahepeal nagu kiljub talle, ta on nii elevil. Ei oska midagi muud vaid väljendada ennast, et ta lihtsalt nagu laseb oma hääle välja. Siis Toffi juba minema. Ja see talle ei meeldi hästi. Ei meeldi, aga ta ikka valvab teda ja see on hästi armas. Ja ma arvan, et see, et ta nii vara nagu roomama hakkas, oli ka nagu motiveeritud kassist, et ta tahtis ju kassi talle järgi minna kogu aeg. Et sellest ka ta hakkas suhteliselt kiiresti meil roomama ja vaikselt juba tahab püstitavust, et saaks kassi rohkem püüda. Kas Toffi talle liiga ei tee? Küünistab näiteks? No on ikka olnud paar siukest mänguhoos hetke, kus mängivad ja siis emma kilkab ja naerab ja siis lõpuks Toffi ikkagi kuidagi käpaga niimoodi on talle pannud paar korda. Aga pigem ikkagi niimoodi kogemata, et ta ei ole näinud ja on temast nagu selle oma hullu hoos siis üle jooksnud ja kõik sellised asju, kui ta on maganud, aga muus osas ta ikka rohkem teeb sellise hästi pehme käpaga, küüned on täitsa sees. Ma alguses ikka jälgisin, et mida ta teeb, kui ta juures on, et kas nagu peaks kogu aeg ära tõstma, aga siis ikka tundus, et ta nagu hästi tasakesi niimoodi käpaga niimoodi mängib temaga, et ei ole midagi hullu juhtunud, et nad on head sõbrad. Pigem head sõbrad, jah. Nüüd on juba järgminegi pesakond sündinud. Merilin tahaks teistki kassi. Läbirääkimised käivad. Kui te nüüd selle Naabrist parema võidate, kas te siis lähete sinna uude koju elama? No sinna uude koju me elama kindlasti ise ei saa minna, et see on selline, et me emmale seda korterit teeme, meil tuleb kõige roosam korter üldse naabrite vahel, aga ise me kahjuks sinna ei mahu kogu perega ära, et see on ikkagi natuke väike meie pere jaoks, aga selles suhtes, et unistus on ikka, et osta endale suurem kodu, et tuleviku nii-öelda investeeringuks ja korteri meile jääb, et eks näis, loodame, et me võidame. Muidugi võidame.